Kui inimesega räägid, noh. Jätan selle sisse. Tšau. Tere vlog. Täna on 10. mai ja homme me juba lendamegi. Ja selleks on vaja hakata pakkima. Mul seekord tundub see pakkimisnimekiri veits lühem või kuidagi see käteopp tundub nagu nii mööda minnes. Lapsed on viidud. Väsimus on, et midagi uut ja põnevat ei ole. Rangam asi, mida öelda. Aga jah, mõtlesin, et ma alustan siin seda vlogi. Ma tahtsin sel nädalal jõuda nagu varem pakkida ja filmida rohkem juba sükest midagi mingi prepping for surgery videot või midagi. Aga ma käisin neljapäeval lümfiteraapias. Muud sellist suuremat tegelikult ettevalmistust nagu just või polnudki. Nii et ma nüüd püüan vaikselt pakkima hakata. Tõenäoliselt ma lihtsalt teen seda õhtu jooksul kogu aeg natukene. Viskan midagi kohvrisse ja siis näeme juba homme. Tere hommikust, pühapäev on kätte jõudnud 11. mai ja me oleme juba lennujaamas. Ma käisin rämedat käbla õues siin lennujaama juures selle postiga, mis tuleb maa seest, mis muidu piirab autode sõitu. Rämedalt lendasin otsa, nii et nagu pikali maha, jalad mega valusad. Aga ma liigun. Tegin natukene lennujaamas isegi väikest töökest. Aga we're on the way now. See on tegelikult mu jalgadele üli hea, et enne reisi nagu enne lennukit nagu liikuda. Funny. Me oleme kohale jõudnud. Meie Airbnb seekord on siis teine, me pole siin enne olnud. Piirkond on ka veidi teine. See on natuke väiksem see korter, kui piltide järgi ma arvasin. Ja ta on nagu ilus, aga mingid asjad. Ühesõnaga, see on okei. Me saime selle okei hinnaga ja see on okei. Aga room touri ma arvan, ma teen näiteks homme või midagi. Et täna me käisime poes vahepeal, sõime. Nüüd ma hakkan kohvrit lahti pakkima ja võtame rahulikult, kell on siin juba mingi 7, on ju Eestis juba 8 või midagi sükest. Ja me oleme lihtsalt väsinud ja veedame selle õhtu väga rahulikult siin kodus ära. Ja nüüd mu käsi ei jaksa hoida enam. Ma kodus ei jõudnudki kohvrit näidata, aga põhimõtteliselt mul on siin väga palju ruumi. Mul on see Anni Matt kaasas, pikendusjuhe. Need andis Kadri mulle, et need saab siia lümfikadri, siis minu lümfiterapeut, kui mul on nüüd kompressioon, ühesõnaga üks pehmendus, siin on ravimid, ma ei tea, heaks üks sidemed, kuigi mul seekord peaks minema päevade osas nagu hästi, aga juhul, kui ma ei tea, algavad varem seal, enne kui me koju lendame, siin on mu meigipintslid, mingid, need tükk šampoonid, igasugused meik ja mingid kreemid, need papipads, siis niiskeid salfasid, neid vetsu omasid ka, sest see mugav, siis need, mul on need kätte omad ka, Easy slaidsid, siin on mul mingid testrid kaasas, ma võtsin lihtsalt, et ma ei tea, viitsin tea, ja see pool on kõik siis minu ja Jandri riided, mida tõenäoliselt mina pakkisin üle, aga vähemalt on olemas, ühesõnaga, mul on siin ruumi, et natuke seekord ka shopata. Sa mäletad palju kohver kaalus või? Ma ei vaadanud. Ma ka üldse ei vaadanud. Anyway, ma hakkan seda nüüd lahti pakkima. Esmaspäev on kätte jõudnud. Ma tahtsin öelda tere hommikust, aga tegelikult kell on juba 12 vist siin ka või? Saamas 12. Ja panin ennast valmis, et minna jalutama, nautida seda päeva, kus kuskilt ei valuta ja kõik on hästi. Päike paistab, ilm on soe.
kell on 11.26. Thank you. Aga mis temperatuur on? Jander on mul assistent. 15 kraadi. No paras, et läheb siin päeva peale soojamaks, ma tean. Ma korra näitan kiiret siis korterit ka, seda Airbnb-d. See on oodatust väiksem. Ma vist ütlesin seda juba eilõhtu, ma ei mäleta. Piltide peal tundus siuke suur avar, aga nagu ikka pildid võivad vahel eksitada. Aga sellest pole midagi, sest viimane kord ja saame hakkama. Nii, alustame siit. Siit tuled sisse, see on välisuks ja siin on kohe magamistuba. Jandri püksid oleks võinud ära korjata sealt, aga las nad olla. Selline magamistuba. Siin on riidekapp. Me oleme kõik oma asjad sinna ära pannud. Need aknad on väga nunnud. Ja siit on selles mõttes, nagu ma näitan korraks, mõnus niimoodi tänavale piiluda. Siit ei näegi nii hästi võib-olla. Ühesõnaga, saab siin päikest. Siis siin on vannituba. Selline, ma panen tule korraks põlema, kuigi ega see väga palju ei anna. See on vannituba. Siia ma panin igast meie staffi juba. Siin olen mina. Nii, ja siis on juba elutuba. See diivan näeb mega nunnu välja, aga see on nii kõva seal keskel. Kui sinna istud, siis on kann sinine ka. See ei ole hea diivan, aga saab hakkama. Telekas, söögilaud ja köök ja mega kõrged laed. Selles mõttes. Et ta on tegelikult nagu ilus, sisustus on ilus ja kõik on tore, aga lihtsalt jah, natuke väiksem, kui me arvasime. Selle tooli laua nende nurkade otsa me oleme Jandriga juba mõlemad mitu korda jooksnud. Ja see on valus. Siit on näha natuke tänavat rohkem. Ja siit, ma näitan juba siis siit aknast ka. Jah, ma läksingi praegu selle laua pihta jälle. Ja it fucking hurts. Selline. Aga nüüd paneme ennast valmis, lähme jalutame natuke. Oi, mul oli see kaamera angle oli halb. Aga ühesõnaga, nüüd me siis lähmegi jalutame, me oleme natuke teises kandis ka kui eelmised korrad, nii et lähme jalutame. Lähme Jandrile lühikesi pükse ostma. Ja lihtsalt vaatame, naudime seda päeva veidi. Kiire outfit checka. Mul on jalas uued tuubipüksid. Nad on väga kerged, väga mõnusad. Ja siis lihtsalt midagi peale. Siin on soe, siin on mõnus. Aga meil on juba poetiir tehtud, nii et nüüd me läheme sinna koju. See lift on täpselt nii suur. Mahume. Kui me tulime, siis kohver ära liiguta liiga palju, pärast jääb kinni, ma kardan seda kõige rohkem. Siin ei saa isegi puusi edasi-tagasi liigutada, et olukord ära kasutada. Siis lätsid siuksest puidustrepist ülesse. Siis siin on mingi vaheuks ja selleks, et oma korterisse pääs. Ja siin peegel. Nii. Ja siis põhimõtteliselt ma pidin minema siia teise ukse vastu selleks, et Jander mööda lasta. Ja siis saab koju. Very interesting. Kell on umbes 9:30 õhtul. Ma mõtlesin, ma korraks veel tulen, teen siin peegli ees mingid tiirud nende kätega. They are huge. Nagu ma tõesti ei jõua ära oodata. Vaatan, kas ma suudan teise käega ka teha. Teha neile tšau-tšau neile kätele. Lihtsalt nagu, kui suur on see käsi. Ja ta nagu seda massi tekitab kehale nii palju juurde. Aga juba homme on excited. Mul isegi ei ole väga ärevust veel tekkinud.
väga excited teha ära see ja ma tahaks juba koju. Ta oleks tehtud ja saaks juba koju. Aga eks ma ilmselt oma neid tundeid ja mõtteid jõuan siin selle vlogi jooksul natuke pikemalt ka jagada. Praegu tahtsin lihtsalt ja kiire, kuna mul see maika seljas on, siis enne kui ma võtan riided ära ja tõmban siukseks koosiks ära, mõtlesin, ma teen. Ja mu käsi on nii valus juba sellest hoidmisest. Ootan nii väga. Viimane kord. Tere hommikust. Ma olen nüüd pesema. Viimast korda saan üle mingi aja pead pesta ise. Ma ei maganud väga hästi. Aga peseme nüüd. Elevil ja ärevil. Uni on ka. Okay. Kiire ruumtuur. Me oleme haiglasse kohale jõudnud. See palat on suurem. Siin on natuke rohkem ruumi, mis on tore, aga muidu väga basic nagu ikka. Isegi vets on palju suurem. Siin saab isegi istuda. Siin on mina. Ma olen närvis, aga ma olen sama palju elavil, nii et varsti tuleb õde, siis on kitli selga ja tärki-värki. Let's go. Okay. Õde käis ära, mõõdeti vererõhku. See on nii valus, vererõhu mõõtmine kätel on mega valus, aga see ka muutub siis peale appi ju. Ja ma suuredi. Ja tervist teisiks, meil läks teile ka otsa. Ma olen närvis, aga elavus on piisavalt suur, et ma lihtsalt teen ära. Ma panen nüüd selle kauni kitlikese selga. Siin nii palukaid ole. Sa pead tegema selle, et sa viskad selle õhku. Ja siis niimoodi. Tada! Okei, teeme ära, on ju? Oota, käsi ka veel. Niipidi ja. Ära parema käega seda eelmist liigutust tee. Mul tebu pees. What's gonna happen? Espresso. Täna õhtul oli Eurovisiooni esimene poolfinaal ka, mida me saame siin vaadata. Sa magad, siis hakkad üles, siis hakkame vaatama. Espresso, macchiato, por favor. Mina kes mu kohvi üldse ei. Nüüd ootame doktor Purgost. Tuleb, markeerib ilmselt käed ära. Teeme sellest ka mingi väikse klipi on ju. Sinu ülesanne. Ja siis näeme juba on the other side. Alright, so here with Lara, we're today addressing the arms, but we see the final result. Well, not the final result, because the final result is going to be in 9-12 months, but we still already see quite a lot of change. We see how we have restored the anatomy of the ankle, the shin bone, the kneecap. The skin has responded very well. We stimulate a lot the skin retraction, and it has retracted very naturally without the need of any kind of skin lift. I'm going to ask you to turn to the side. You see how this has changed dramatically. We have recovered the calf muscle. Step on your toes with the muscle that is going to be here, and the fat layer, which is as it should, like the proper one, let's say. You're going to turn around, step on your toes, and once again we see the muscle that was always there but was hidden below all that fat, and now we see that it has been well recovered down, and we have kept
the anatomy of the gluteal area, following the preference of the patient, so it looks really, really natural, which is the main objective in turnaround finally. And yeah, we see that there's no more pain, I guess. So, and the fat layer is as it should. We always keep a tiny bit of volume, so we obtain the best possible results, but at the same time, I'm gonna try to keep it very, very natural. All right. So now we're gonna address the arms. Here we see how there's quite a lot of volume, especially here. This is painful. Sorry. And we do have some volume in here as well. When you look like this, we see how the hand has no affectation, and here we start to have some volume that should not be there if we have a look at her torso. So the idea of today is we're gonna treat from the wrists to the shoulders. All right, both arms, of course, because the affectation is bilateral. Volume here, volume here, volume here, and usually the most painful area, which is this small piece, sorry, and all this area. All right, so let's go with the markings. All right. Nii, doktor Purgas käis ära, mu käed on igatpidi markeeritud. Ma olen nii elevil, et mul on see ärevuse ja elevuse, see on nii all over the place. Mitte tagantpoolt ka? Et ta isegi nagu õlgadeni välja, et pluss. Et nagu randmest siia õlani, et isegi siin on märgid. Let's do it. Näeme siis, kui on tehtud. Tšau. Operatsioon on tehtud. Õhtu on juba käes tegelikult. 7. Aga ma sain opile mingi 11:30 äkki või midagi sellist. Ärkamistoas silmad lahti tegin 15:04 oli esimene kell, mida ma nägin. Natuke värisesin, seekord olid plusvärinad ka kohal, aga natuke vähem, aga ilgelt paha hakkas, nii et ma oksendasin. Ma pole enne oksendanud peale narkoosi või midagi. Siis nad seal andsid mulle neid rohtusid, et paremaks läheks. Ja siis ma jäin uuesti magama ja vist alles kella 5 aeg veeretasid nüüd siia palatisse. Ja kui ma tulin siia palatisse, rääkisin 2 sõna Jandriga ja siis me magasime mõlemad. Ja nüüd, kui ma ärkasin, siin mingi pool tundi tagasi või veerand tundi tagasi, siis mul oli väga okei, aga nüüd ma tunnen jälle, et mul nagu iiveldab. Tahaks süüa saab kell 8, ehk siis tunnika jäänud. Ka vaadake neid, seda kätt. See on eriti õhupall. Ma saan neid liigutada niimoodi rahulikult, õrnalt. Ehk siis telefonis scrollida väga palju ei saa. Pole väga mugav. Aga see kaunis kompressioon on seljas. Siuke jakk. Tehtud. Täiesti uskumatult tehtud. See ka, et 4,9 liitrit ütlesid ja eemaldati 4,9 liitrit kätest nagu wow. Ja tehtud. Mul on kõik operatsioonid tehtud. Tore. Aga jah, eks ma olen veel uimane ja näost paistes ja kätel otseselt valus ei ole, sest ilmselgelt valukad, aga väga kange on see liikumine. Ilmselt siis peale õhtusööki siis saan ise liikuma ka püsti tõusta. Ja mis on veel teistmoodi, ma pole näinud, aga see kanüül on jalalaba küljes, siin teki all peidlus. Mis on ka teistmoodi, aga see ka kuidagi ei anna pahasti tunda, lihtsalt kui nad näiteks mingi uue rohu panevad või selle tilga, siis see esimene, see külm, lihtsalt tunned jalast, siis see on naljakas. Aga muidu suures plaanis kõik on väga hästi. Niimoodi võib ka erovisoodi vaadata. Never miss one, on ju? Vahepeal väike oksendamine ja siis jälle laulda. Easy breezy. Esimene päev peale opi, kolmapäev, 14. mai. Ma polegi
täna midagi rohkem filminud. Ma ootan, et mind lõpuks püsti aetaks. Enesetunne oli eile õhtu tõesti väga kehva, ma oksendasin ja nii edasi. Ma ei teagi, kas see on jälle see koht, et ma ei mäleta, kas ma filmisin eile seda või mitte. Vaatasime Eurovisiooni. Ma pool magasin maha, sest oli kehv olla, aga vähemalt nägin, et Tomi sai edasi. Ühesõnaga, täna on parem olla. Käed nagu liiguvad, selles mõttes, et ma saan liigutada, nagu kange on ja valus veits, aga ma saan liigutada. Käelabad on tordasti paistis ja sõrmed ka ja sellega sõrmed üldse näevad väga imelikud välja, tahaks käsi pesta, siuke tunne on. Öö läks iseenesest selles mõttes hästi, et ma sain üsna okeilt magada ja siis läkski ju enesetunne paremaks ka, aga nüüd ootan, et nad lubasid, et peale hommikusööki aitame su istuma ja püsti, et ma polegi veel kordagi saanud püsti, sest eile mul olin liiga nõrk selleks ja need ei lubanud ja siis tuli öö peale, aga nad pole siiani jõudnud ja arst pole käinud, keegi pole veel käinud, aga mis kell on, mingi 11 või? Ma ei tea, mis kell on, ühesõnaga 10 läbi vist, midagi sellist, ühesõnaga hommik, et ma ikka loodan, et vähemalt peale lõunat siis saame koju Airbnb-sse, et ma saan sellest tilgutist lahti ega nüllist lahti ja koju minna. Selline update praegu siis. Hello, sain istuma lõpuks. Vaata, et kanüül on jala sellest pole kunagi olnud. Weird. Aga kõik need jalafännid said praegu contenti nüüd. Jah, tasuta varba. Nagu niimoodi väga palju üles ei saa, aga ühesõnaga ma peaksin kogu aeg tõmbama neid siia peale, aga see ei püsi, kuna need on siit paistes. Minu oma lüfiterapeut ütles, et ma lihtsalt muudkui nagu silitaks ja mudiks neid ka. Aga muidu, kui ma niimoodi kätt hoian, siis obviously siit on ka valus. Aga telefonis olemine on vist õigased. Nüüd ütlesid, et käsi vaata peavad nagu üleval hoidma. Ma natuke olen nõrk, ma tunnen, et ma võib-olla ei ole veits kokat veel ja chillin, et ma veel nagu niimoodi püsti jalutada suurt väga ei julgeks kohe. Aga muidu on fine. Mida? Sa vaatad mulle otsa? Vaatan ka, pean kaameras vaatama. Ühesõnaga, et ma ei julge väga palju ringi liikuda veel vist. Ühesõnaga, ma just sain püsti, nii et see on fine, ma lasen kehal nagu harjuda. Võt, ma ütlesin jälle võtta. Ma loodan, et siin mõne tunni pärast saab siis koju ja tuleb mõni arst ka. Seni kaua saan istuda vähemalt, see natuke tagumikku liigutada ka teise asendisse. Kann on suht kange juba, kui ma olen ju eilsest voodis olnud terve aja. Ikka ütlesin, et sõrmed liiguvad. Paistes on küll, aga tegelikult nagu sõrmed liiguvad. Tuleb jälle tagasi tõmmata. Ja, aga see ei püsigi. Selles mõttes, eks ma siis muudkui... Oleks pead nipukad kaasa võtma ikka. Siduma kinni. Kuhu sa sead selle? Niimoodi kuskile mingi asjad libke. See muudkui libiseb ära, aga eks ma siis... See on tegelikult nagu selles mõttes normaalne, et nad on paistes lihtsalt. Peab liigutama. Side lõpp. Cut. Ma olen riides. Yes. Ja me läheme nüüd Airbnb-sse. Ta on siia haiglasse, ma tulen tagasi ainult selleks, et õmblused välja võtta. Otherwise, I'm done. Seda aru, I'm done. Operatsioonidega, yes. Lähme koju. Hea töö. Hea töö. Bye bye. See ruumike. Tere hommikust. Täna on teine päev peal oppi. Neljapäev, 15. mai. Ma ei maganud väga hästi, sest ma ei leidnud üldse seda asendit. Mul peavad nagu käed veits kõrgemal olema ja lihtsalt väga ebamugav oli magada ja ma ei saanud väga hästi magada. Mul üks haav lekib ja see ajab mind täiega närvi. Ma loodan, et kui mul nüüd siin paari tunni pärast on see lümfiteraapia, et siis ta mudib selle, et tuleb nagu nii-öelda lõpuni välja ja siis lõppeb ära.
sest see on väga tüütu, ma pean jälgima, et see midagi ära ei määriks ja ma nagu üldse ei olnud arvestanud sellega, et käteopil ka midagi lekkida võib, sest ma sain aru, et kõik haavad õmmeldakse kinni, aga see pidi olema normaalne, et need ikkagi sealt ka õmmeldud haavade vahelt, ma ei tea, ühesõnaga see peaks olema kõik, see on kõik fine, lihtsalt tüütu. Muidu enesetunne, ma ei tea, täna on veits siuke, uiman on ju ilmselt sellepärast, et ma lihtsalt ei ole maganud. Kogu siuke nagu käed on hästi rasked ja nagu pingul ja natuke selline põletav tunne on. Aga ei mitte midagi nagu selles mõttes, et kõik on nagu talutav. Ma võtan iga 4 tunni tagant nagu vaheldumisi ibukat ja paratsetamooli. Ja ühesõnaga siuke regular. Lihtsalt tahaks jah, et see lekkimine lõpeks ära. See on mu mingi põhiasi, mida see närvi kõige rohkem, kõik muu on nagu tehtav. See kätepaistetus on läinud vähemaks. Ma muidugi jälgin, et mul see kompressioon oleks ilusti peal. Igatahes ootan nüüd siis seda lümfiteraapiat ja Hispaanias on täna jälle mingi püha. Mulle tundus, et täna öösel inimesed nautisid seda, et täna on vaba päev, sest ma kuulsin öösel nagu suht mingid hääli õuest, which is fine, selles mõttes, et kui ma oleks magada saanud, siis ma tõenäoliselt ei oleks kuulnud. Ma kuulsin sellepärast, et ma ei saanud magada. Aga jah, et tulebki see MLD mulle koju sellepärast, et neil on püha täna, mis nagu iga kord on neil mingi püha. Veits on tüütu, sest ma maksan selle eest palju rohkem. Koduvisiit on 135 €. Ja koha peal on 2 tundi 99 €. Ehk siis, aga no midagi pole teha. Mul on seda täna vaja ja ma loodan, et siis ta ka vaatab selle lekkiva haava ja kõik üle, et nad on kõik, kellega ma sealt, ma olen iga kord samas kohas käinud MLD-s, et nad kõik on seal hästi toredad ja teavad ka täpselt, mismoodi nüüd nagu talitada, kui midagi jookseb või mis iganes, nii et ma ootan seda täna kell 12, kell on praegu mingi 10, midagi siukest. Oot, mõtlesin, et teen kiire update, eile ma rohkem väga ei teinudki midagi, lihtsalt puhkasin. Ja, käisime poes apteegis, siuke regular. Ja, võt. Ma püüan seda votist lahti saada, aga ma ikka, nii kui ma lõpetan, siis mõtlen, oot, aga siin päike paistab. Ma juba sellepärast tahaks, et täna neljapäeval, et see lekkimine lõpeks siin ikkagi tänasega ära, et homme oleks juba parem ja et me nädalavahetusel, kui Andril on vabad päevad, et me saaks nädalavahetusel rahulikult ringi käia ja et mul oleks siuke chill olla. Nagu käsi, ma saan nagu niimoodi väga kõrgele ei saa, aga ma saan liigutada enam-vähem nagu nii palju kui vaja. Madridis sajab ka vihma. Me hakkasime poodi minema, siis ka sadas. Praegu ei saja hetkel, aga siin on vihmane, soe, aga vihmane. Kell on mingi õhtu, 5 läbi. Käisime poes. Valmistume õhtuseks Eurovisiooniks. Nii hea on vlogida võõras keeles võõras kohas, siis ma ei karda nii väga, sellepärast, et keegi ei saa aru, mida ma räägin. Jah, nii hea on vlogida, nüüd mul ei ole nagu awkward, sest mitte keegi ei saa nagu nii aru, mida ma räägin. Igatahes ma ajasin ka ennast poodi, ma küll arvasin, et ma ei jaksa, aga ma ikkagi tulin, et ennast liigutada. Väsimus on ikka sees. Lümfiteraapist ma ei teinudki vist ühtegi klippi, aga ma panen siia pildid, millised mu käed on praegu. Siia ekraani peale. Suht tavakas, nii nagu ikka. Miks me üle tee ei läinud juba? Ma jäin kuulama. Aga anyway. Kohe tuleb mõtle tagasi. Jah, ühesõnaga lümfiteraapia. Peale seda mul oli kuidagi nagu veel siuke mõhvim olla. Vedelesin ja vaatasin Netflixist jõud ja nii ongi läinud päev. Proovime auto alla mitte jääda. Aga nüüd juba kohe ongi koduks ja lähme tuppa ja ega mu käsi ei jaksa tegelikult telefoni nii hoida ka. Kindel Eurovisiooni winner. Come on, Laika. Laika pidu taevas. Meil on ka Euroka vaatamine.
miten valus on, tüütu on. Ma olen siin MLD-s, on ju, vist ütlesin seda. Aga on täiega muumiga pidi kokku seotud, siin ma ei saa käsi kasutada. Et see on tüütu, Alexander jõudis tagasi, käis pesi mu kompressiooni ära. See on puhta selga panna, which is gonna be nice. Aga jah, kui kätte omas oli vähemalt, et sai käsi kasutada, mitte kätte, jalgade oppi, kui ühesõnaga käsi sai kasutada, nüüd ma ei saa käsi kasutada ja see on annoying. Aga muidu kõik paraneb hästi, pole väga sinine või noh, nagu on sinine, aga mitte pahasti midagi. Jah, aga tüütu on. Tahaks juba, et oleks kõik. Võt, aga niimoodi näeb välja, siis alguses ta mudis nagu käsitsi ja siis sidus ja siis see käsi juba tegi selle masina osa ära. Et teine käsi peale ja siis on vast kõik. Sunrise spills across the kitchen floor. Õhtune jaotuskäik Madridis. Siia pole me enne sattunud. Me oleme kõik keskel linnas. Mitte kesklinnas, ma ei tea. On kesklinna, kus ütled, see on mingi ma ei tea, siin on kõige turistikam osa vist. Siin on palju turiste, jah. Aga praegu on nagu perfect õues. Ei ole palav. On soe, aga ei ole palav. Päike ei paista otse peale. Nii et väga mõnus. Ja kotti ma võtsin kaasa ainult sellepärast, et ma saaksin hoida käisi kõrgemal, et kui ma pean hoidma kõrgemal. Kameramees juba vaatas suunda. Ma vahepeal magasin ja praegu on see siuke... Sorry, kitsaks läks korraks. Praegu on see stupid mental health walk, et tuju natuke parandada ja enesetunnet. Ja mul on praegu täitsa hea meel, et me tulime täiega valus. Sorry. Ma tean kogemata, et veel on valus selles mõttes. Siin on ummikud, autod, aga elu käib reede õhtu ka ju. Laupäev on kätte jõudnud 4. päev peale oppi ja ma tegin oma patsi lahti lõpuks. Ja ma olen nagu lõvi. Tänane öö oli väga sitt. Poole ööd mul oli siuke tunne, et mu käed lihtsalt nagu põlevad otsas ja see survetunne ja kõik oli lihtsalt nagu nii kohutav. Teine poole ööd oli natuke parem, aga lihtsalt see magamisasendi leidmine. Jaks juhid. Magamisasendi leidmine ja kõik on nagu loosetavasti oli tänane öö siis see kõige hullem ära ja nüüd läheb paremaks. Üldse ikkagi ma tunnen see kätte opist ja taastumine tõesti on keerulisem. Mulle nagu kuidagi, ma ei tea, emotsioonid on väga vapes. Ikka jõudsin nutta natuke hommikul ja aga viimast korda ja nad ütlevad, et ikkagi see taastumine on võimalikult kiire. On tegelikult nagu kiire, ehk siis loodetavasti ongi täna 4. päev ja oppi, nii et siin nüüd edasi võib-olla läheb aina paremaks. Me tegime selle tänase kreemitamise ära, saime ise esimest korda siis jaldega kaeksi selle kompressioonjaki selga tagasi. Mul on praegu, ta on siin nagu sees need klambrid ja siis lukk. Aga no see läheb kõik kinni, aga see lukk rullib lahti. Ma isegi ei topi seda praegu kinni. Et see on fine, see ei pea olema kinni. Siis ta nagu ei suru siit. Ma tundsin, kuna ma võtan nii palju igast mingid ravimid ja asju ka, on ju, siis valukaid ja ärke siis magu on hell. Võt, selline update siis ja ka juuksed sai lahti. Ma arvan, et äkki kas täna või homme Jander peseb mu juuksed ära, sest ma ise ei saa. Mul on ju need sidemed ka kätte ümber ja see on ka mega annoying. Ma ei saa mingi normaalselt käsigi pesta. Aga jah, elame veel. Ma olen valmis, et see taastumine juba nagu oleks juba taastutud. No need to rush out through the door. Coffee brewing, a familiar scent.
these simple moments heaven sent. Oh, this slow living, a gentle heart, finding Me tulime väiksele Eurovisiooni eelsele jalutuskäigule. Käisime, vaatasime ühe põhilise turistikoha Madridis ära, et 4. kord vähemalt saab linnukese kirja. Et me oleme käinud, me oleme näinud. Ma ütleks, et mul on endiselt palav. Ma panin niisuguse heleda asja peale, et oleks mulle nagu ei kõrveta neid käsi, aga kuigi kell on juba 8. Aga ikka on nagu palav. Nüüd on meie eesmärk kuskilt midagi head snäkki osta ja siis me lähme Eurovisiooni vaatama. Muidu päeva me põhimõtteliselt lebotasime maha, ma vaatasin lihtsalt telekat ja lihtsalt olime, sest päeval ei oleks kannatanud välja ka tulla, sest soe ilm oli. Elan Tomile kaasa, ma ei usu, et Eesti võidab, aga top 5 oleks cool ja Soome võiks võita, et saaks Soome Eurovisiooni koha peale vaatama minna. See on cool. Aga ma kardan, et ikka Rootsi võidab äkki. Seda ei taha. Mitte, et Rootsi oleks räme palju kaugemal kui Soome. Ei, lihtsalt nagu Rootsi nii palju võitnud, et Soome nagu teos see õstu mind nagu. Ja, Friends Arenal käitus ka juba. Jah, nii et me oleme Soome poolt. Me on Tomi poolt, aga Soome poolt. Aga juba tahaks magama minna tegema. Jääks lõpuni vaadata, aga pingutame. Pühapäev. Me arvasime, et me ei tule täna üldse välja, sest nii soe on, aga me tulime, sest toas passida on ka väga igav. Ja me oleme mingil järjekordse vaatamisväärsuse juures. Me oleme väga kõrgel, meil on väga kõrge vaade. See on väga ilus, sest väga soe. Tulime Kuuma eest ühte kaubanduskeskusesse, tegime siin tiiru ära ja ostsime väikest asja. Ja nüüd vaatasime, et koju on siit 25 minti kõndida ja ma ei usu, et ma seda suudan seal palavusega. Nii et äkki me saame metrooga minna hoopis. Ei juhataja, saabki või? Saab. Saab. See metroopilet oli mingi 3, kas või 1. Sükest, kust saame teada? €3 oli 2 piletit või? Oli hea. Sellega õigesse kohta ka saab. Sinu enne? No. Pea. Näed, vaata. See käib nii nagu see. Kõik nii on pigem okei. Nagu proovi lihtsalt juuksed üle nii märjaks saada. Mul juba juuksed tahtsid minna sealt treenist alla. Jaan terves mu juukse. Proovi hästi märjaks saada. Ma oskan teda hästi, jah. Mul oli korraks nagu hetk ma pidin mõtlema. Tegid siit duši ja väga tubli oled.
tere hommikust, esmaspäev, mingi kuupäev, vahet ei ole, see on juba esmaspäev kätte jõudnud 6. päev peale oppi, jah. Ja ma kõnnin MLD-sse üksinda, sest I feel fine ja mis pole Jandril mõtet kaasa kõndida, kui ta saab sellel ajal tööd teha rahulikult. Ma tunnen ennast paremini, ma arvan, et nüüd hullem on möödas, et ma tahaks loota, et nüüd see, kuna mul nädalavahetusel ei olnud lümfiteraapiat, siis see tänane nüüd aitab ka veel, et kuidagi seda paistetust nüüd mõnusamaks ja siis peakski päin olema. Vot, ainuke nüüd keeruline osa siin MLD-sse praegu minekul on see, et see on kõik kogu tee põhimõtteliselt näkke. Aga õnneks kell on mingi 3:10 ja täna on veidi jahedam päev. Nii et praegu mingi 13-14 kraadi. Nii et hakkab tuud. Kõik on mega palav hakkab selle mäestõusuga. Mul on ju topelt kompressioonid ka. Siis mul on nagu üleni kompressioonides. Workout. Käte lümfiteraapia on ebamugav, sest käed on seotud ja ma ei saa neid väga hästi kasutada, et siis siuke natuke igav, aga it's fine. Nii palju praegu sain, et kaamera panna ja ilmselt ma panen mingi podcasti, et mul läheks aeg veits kiiremini, umbes pool tundi lihtsalt siin niimoodi tuimalt passimist. Aga see on ikkagi väga mõnus, ma tean, et see aitab. Nii et tasub käia lümfiteraapia igatahes selliste erinevate oppide järgselt väga vajalik ja väga If you really want this, baby, take it. You don't need to sit away. Really want this, baby, take it. You don't need to sit away. Cause I don't want nobody else for you to live the way. Yeah, want this, baby, take it. You don't need to sit away. Hey, hey. Baby, I just want you to stay. 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 Seda protseduuri me peame tegema 2 korda päevas, hommikul õhtul, kuna mul oli Brooklyn Nine-Nine käib kõvasti. Kuna mul oli hommikul see MLD, siis me seda kodus ei teinud, aga siit on näha see volt, kus on sisse sooninud. Ühesõnaga, kreem ja õli. Ja see ei ole väga meeldiv. Someone bad, but you made me take out all those ghosts, and suddenly you disappear. That is what I mean, what I'm talking. You make me do things that I cannot say. This happens when I say you're around me. Oh yeah, you make me feel so nice when you are by my side. Täna on juba kolmapäev. Eile ma vist ei filminudki mitte midagi. Täna mul oli viimane lümfiteraapia ja siis me käisime Jandriga Excel jalutuskäigul ja söömas. Ja nüüd ma mõtlesin, et enne kui ma vaikselt hakkan asju kohvrisse pakkima, ma teen ikkagi houli ka või hauli, ma ei tea, kuidas ikka öelda on. Igatahes ma olen siin tuju parandamiseks või niimoodi. Eile ma käisin lihtsalt jalutasin peale lümfiteraapiat üksinda ja hüppasin baaripoodi sisse ja lihtsalt nagu sükest retail terapiat teinud, et tuju parandada, sest ma ütlen, et see kätte opist taastumine on olnud palju keerulisem, aga ma arvan, et sellest võiks täitsa eraldi rääkida, et kuidas kõik see, nüüd on siis 8 päeva opist möödas, jah, et kuidas see osa on läinud, aga praegu haul, ma näitan
siis mõningaid asju, mis ma ostsin lastele, mis ma endale ostsin siin kottides, võib-olla mõni asi, mis on ka Jandrile, nii et ma lihtsalt näitan. Esimest korda me käisime shoppamas juba päev enne oppi, siis Jandrile oli vaja lühikesi pükse ja teksasid, me saime neid, aga neid mul siin ei ole. Aga siis ma ostsin lastele, see on siis Primarki Karam, lastele lühikesed püksid, neid on siin 2 paari ja mõlemale siis ju ühesugused, sest neil peab kõik ühtemoodi olema, sest muidu on mingisugune jama majas. Ja mõlemale sellised T-särgid, neid on ka 2 tükki. Siis ma ostsin Primarkist omale ka kõige basic-umad baleriinad. Ma ei tea üldse, kas nendega on moodne käia või mitte, aga ostsin mustad ja roosad. Ja ma olen terve selle aja põhimõtteliselt nende mustadega siin ringi käinud. Ja need ülimugavad ja need maksid 6 eurot paar. Sellepärast ma ostsingi mustad ja roosad. Mustad mul on eraldi, sest ma nendega käin. Aga lihtsalt nagu 6 euri eest papud küll. Mulle endale need väga meeldivad. Siis esimesel päeval ma ostsin endale ka sellise vesti Primarkist. Sellega ma olen juba käinud. Ta on selline, eest nagu jääb seda kangast jääb siin ette päris palju, seod nagu paitega kokku. Mõtlesin, et hullult hea nende kompressioonide nagu peale, et siis on varukas nagu paljas, et ei ole topelt kihti. Aga siin nende kuumade ilmadega, siin on olnud väga soe terve aeg, on pigem parem, kui otse selle kompressiooni peale päike ei paista. Et kui on nagu mingisugune lisakangas siin peal, siis ei ole nii kuum versus kui nagu otse selle kompressiooni peale, nii et selle õppetunni ma sain, aga ma näen ennast seda väga palju kandmas. Mulle väga meeldib see. Äkki see oli mingisugune 10–15 eurot. Ma seda enam ei mäleta. Jander ostis selle küll omale, aga ma avastasin, et ma peaksin sellega ise hakkama käima. Lihtsalt tal oli T-särke vaja. Suvaline 350 T-särk, Madridi oma. Ja ma ütlesin talle, et ma ostan endale ka, aga ma ei ostnudki. Ja nii, ma arvan, et me hakkame seda ühte lihtsalt jagama. Ehk siis mina hakkan kandma seda. Ja siis ma haarasin sealt veel sellise, nagu selline roosakam nude huulepliiatsiga. Lihtsalt proovimiseks 80 senti. See oli siis see shopping, mida me tegime enne oppi. Ja siis ma mõtlesin, et ma ei hakka endale veel proovima, et ma peale oppi. Et siis saan juba uute kätega nii. No see oli tegelikult veits viga, sellepärast, et mu käed ju ei liikunud üldse nii hästi terve selle nädala ja ise riiete proovimine on olnud pigem keeruline. Aga see ei ole kõik, jätkame. Nädalavahetusel me käisime mingisuguses, jalutasime siin mingid mahtamisväärsusi ja jõudsime ka mingi keskuseni, kus oli Normal ja Normalist me alati hüppame läbi, kuna me unustasime ühesõnaga, meil oli salfasid vaja just kohe lastele plastreid. 48 tükki ja water repellent. Mingite unicornsid. Ma arvan, et kõik, kellel on lapsed, teavad, kui palju kulub plaastreid, sest ei ole mitte midagi, mida plaaster ei parandaks. Nii et plaastreid. Ja juba teist korda ma ostsin sealt neid beauty blendereid. Nad on nagu odavad. Ma arvan, see purk siin on 1, 2, 3, 4, 5 suurt ja 1 väike. Äkki mingi 2 euri. Ja nad obviously ei ole nagu see, ma nagu nii räägin, sest mul on nii palav tegelikult. Ühesõnaga, need 5 beauty blenderit, 6 tükki, siis see 1 on väike. See purk on mingi 2 eurot või 3 eurot ja nad ei ole obviously nagu mingisugune see beauty blenderi, see päris suke suur ja pehme. Aga minu meelest nad teevad töö üli hästi ära ja ma ostsin neid juurde. Siis mul on veel lastele staffi. Minecrafti märkmikud. Meile hullult meeldib igasugustesse visikutesse ja märkmikutesse kirjutada või mingid tähtsad asju sinna. Ja suvi tuleb, me sõidame autoga palju ringi, siis saavad kirjutada. Siis ma ostsin neile kollased suvekleidid. Ikka Primark 350, lihtsalt, et
mul on selline, ilmselt see maamkilt on nii suur, et siis mul ikka mingi, ikka veel lastele veel midagi, kuigi tõenäoliselt kõige rohkem nad tahavad lihtsalt mingi kommi ja maiustusi. aga ma arvan, et neile meeldivad need asjad ka. aga see pole ikka kõik. Üleeile, ma ei mäleta, mis päeval, jah, ma käisin üksinda, üleeile oli see siis ja mu kindel plaan oli minna Uniqlosse või Uniqlosse, Uniqlo, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse. Sest me käisime sealt läbi ka siis, kui me päev enne oppi ja ma teadsin, et ma tahan sealt T-särke vaadata. Ja see oli väga huvitav, see T-särkide proovimine, kui käed nagu ei liigu hästi. Ja ma tahtsin T-särke sealt ja ma tahtsin seda crossbody bag'i kotti. Ja see värvide valik oli nii suur ja ma tükk aega mõtlesin, et kas ma võtan lihtsalt lähen kindla peale, võtan musta. Siis mõtlesin, et nagu musti kotte mul tegelikult nagu on. Ja suvi tuleb, et võiks ikkagi värvi olla. Ja te võite nüüd korra kõik oma peas mõelda. Ma kaalusin roheline, nagu seal oli heleroheline, tumedam roheline, helesinine ja heleroosa olid siis need värvidest, mida ma kaalusin. Te võite mõelda ühe hetke, et missuguse ma võtsin. Roosa. Ma võtsin ikkagi roosa, sest ma võtsin ju need roosad balleriinad on ju ja lihtsalt, ma ei tea, roosa on uuesti minu värv. Sellega kunagi ma nägin TikTokis mingit kvooti sellel teemal, et naised hakkavad uuesti roosat armastama, kui nende nagu mental health läheb paremaks. Ja see on täiega tõsi, et mul oli kunagi täiega siuke roosa vaimustus ja kõik roosa ja nii nunnu ja tore. Ja siis mul oli selline väga keerulisem aasta või isegi rohkem. Ja siis ma ei kandnud roosat põhimõtteliselt üldse. Ja nüüd mulle jälle meeldivad roosad asjad ja ma kannan hea meelega roosasid asju ka. Nii et ma ostsin selle koti. See maksis 14,90. Ja nüüd ma olen ka kohta. See peaks olema isegi mingi natuke veekindel. Ja siin sees on isegi nagu eraldi 2 väikest lahtrit. Mis on ka tore, et siis ei ole kõik päris laiali. Äkki, aga mahukas. Ma ise olen väga elavel, sest ma ei tahtnud seda enne siin kasutusele võtta, kui ma olen ta ära näidanud. Aga nüüd ma saan need sildid küljest ära võtta ja täna homme sellega siis ka koju minna. Siis ma ostsin omale nokamütsi. L-tähega, L nagu luuser. Või L nagu Laura. Ja see on ka roosa. Ja ma ütlesin, mulle meeldib roosa. Aga nokamütsid mul vist on must. Ei, mul üks roosa on ka, aga see on kuidagi kole. Ma võtsin veel, kulub ära. Nii. Ja me pole ikka veel lõpus. Ja siis veel, mis ma sinna Uniqlosse läksin võtma, oli T-särgid must. Ma võtsin sellise kandilise lõikega, millel on väikesed lõhikud külje peal. Mulle tundub, et kuna mul on nüüd nagu kehatüüp on see, et mul on kõht ees, et mul nagu kõht on see kõige paksem osa, siis minu meelest see lõige nagu sobib kõige paremini, et ta ei hakka nagu sealt alt kuskile nagu soonima, vaid ta lihtsalt kukub sealt kõhust üle. Ehk siis valge selline ja ei, see on endiselt must. Ehk siis must selline ja valge selline. Mõlemad, need on nüüd kortsu läinud kotis, aga mõlemad olid ka 14,90, aga ta tundub selline mõnus materjal ja ma loodan, et need on head T-särgid. Täiesti nagu planeerimata jalutasin seal Uniqlos veel ringi ja mul oli siin seal selline täiesti basic kleit, aga sellel ei ole varrukaid ja ma julgesin vaadata ilma varrukateta kleiti. Seal oli ka erinevaid värve, aga ma mõtlesin, et okei, nagu must on ikkagi safe ja las mul olla midagi safe'i ka. Selline kleit, ka ülimõnus materjal. Ma vaatan, et on küll kotis väga kortsu läinud. Aga see taskutega. Pole mitte midagi paremat kui taskutega kleit. Ja ma pidin sellega ostma. Ja see oli 19,90. Aga ma näen ennast seda kandmas suvel väga palju ketsidega, nende samade balleriinadega, plätudega, kompressioonidega, kõigega. Tundus väga mõnus.
mõnus kleit. nii. see on siis Uniqlost kõik. aga ma vist ütlesin jah, et ma eile randomly läksin veel jalutama. ja sattusin uuesti Primarki. ja ma läksingi tegelikult põhimõttega, et äkki ma leian nagu Primarkist siis, et ma lähen ikkagi proovi endale mõnda suvekleiti leida. ma ei leidnud. või kuidagi nagu miski ei tekitanud seda tunnet, et okei, ma ostan. Milles ma olen natuke pettunud. aga võib-olla selles oli ka asi, et kuna ma olen ikkagi nagu paistes ja käed ei liigu nii hästi, et siis mul ei olnud nii mugav asju proovida. aga see selleks. Suve. Ma saan Eestist ka suvekleite vaadata, kui käed on ära paranenud ja ongi võib-olla saab parema pildi ette. aga üht-teist ma ikkagi endale lõpuks ostsin. Ma ostsin sellise juukseklambri, mul sellist suurt ei ole. ja see oli lihtsalt, tundus suveks väga cute. selline liblika kujuga. ja see maksis 4,50. siis ma ostsin ühe omale bikiini ülemise otsa. tagant klambriga. see oli allahindluses 3 eurot. siis ma ostsin omale ka trennipluusi. mul on trennipluuside kriis, sest ma olen suur ja ma pole ammu trenni teinud, aga see on roosa, nagu te näete, roosa on mulle väga meeldima hakanud. roosa ja sellisega alt vabama lõikega. ja kuna mu enda peas nüüd, kui ma olen taastunud ühel hetkel, siis trennid saavad minu igapäeva elu osaks jälle. ma loodan, et see minu peast ka päris ellu rakendub. aga ühesõnaga ma ostsin Primarkist 4,50 eest trennipluusi. vaata nüüd siin on mingi 4 nagu stretch ja breathable ja wicking. ma ei tea, mis tähendab. tõenäoliselt, et hoiab higi kinni siis või midagi siukest. vot. ja siis random ost, aga ma ostsin omale kummipletud suveks, sest mulle väga meeldivad pletud. ma muidu olen ka siuke Croksi kandja või noh, ma kannan vuhvelkrokse, aga siis need on natuke nagu siuke stiilsem viis, et ma ei tea, mere äärde minna või midagi. ja kuna mu jalad ikkagi selles mõttes aeg-ajalt lähevad paiste endiselt, siis see on hea, kui saab seda muuta. ja siis mul tegelikult on üks asi veel sealt Primarkist. ma ostsin selle valge peavõru, aga ma arvan, et seda te nägite siin, kui ma filmisin mingi päev veel. ühesõnaga, see peaks olema videos näha. aga täna me käisime, nüüd on ju Jandriga jalutamas ja mul oli kindel soov endale midagi sellist, midagi nunnut osta, sellist, mis mulle äkki jääb mäletama kogu seda teekonda, seda opi teekonda. ja ma küsisin teilt või Instast ka siis, et mis see midagi võiks olla, mida endale osta. ja see oli väga palju häid soovitusi, et noh, mingitest nagu ehetest, mingeid ehteid vaadata või siis ka, ma ei tea, mingeid käsitöökausse, vaagnaid, baase, mis iganes. aga siis mul üks tuttav ka nii toredasti mingi vaagen või kaussed, need on kodule, mõtle ikka enda peale, vaata ikka ainult endale midagi. kuna mu eelarve ilmatuma suur ei ole ka ja tõenäoliselt ma selle shoppamisega juba olen natuke damage'it teinud. aga lihtsalt, et see taastumine oleks natukenegi toredam, on see shoppamine mind aidanud. igatahes ma ostsin omale käeketi. mul ei ole mitte ühtegi käeketti. ja see tundus siis nagu loogiline, pluss nüüd ma lõpetan selle teekonnaga käteopiga, siis see on nagu kuidagi sümboolne. ehk siis ma ostsin, see ei ole tõenäoliselt mingisugune eriline mis see sõna on? no see ei ole mingisugune kallis ja ka ultra kvaliteetne ehe. aga minu meelest oli ta nunnu. on selline käekett siis kahe keti osaga ja siin on isegi 5 ka. siin on ühesõnaga sellised väikesed südamed ja ühel on üks suur. 5 väikest, siin üks on siin taga, 5 väikest ja üks suur. ja mulle kuidagi, noh, et see on ala 5 on kõik meie pere, on ju, mina, Jander, tüdrukud ja Bert. ja see 1 on kõik see suur teekond, mille me tegelikult kõik koos oleme läbi käinud. ja nüüd, kui ma seda kõike ütlesin, siis mul tuli täiega nutukas peale. on ikka teekond olnud
ühesõnaga tehtud, mul on kõik operatsioonid tehtud. Ja ma ei saa, ma mõtlen, et kas me teeme nüüd siia selle nutuploki kohe siia otsa või ma katin ja kogun ennast, aga võib-olla see otse emotsioon on ikkagi nagu kõik otse emotsioon. Ühesõnaga kuidagi tuli laste peale mõeldes ja kõik see, et üks asi on see, et ma olen ise selle teekonna läbi käinud, mis on ikkagi, ma kuidagi olen tahtnud seda pisendada, et mis ta ikka on, et tulen teen need opid ära, pole nagu midagi, aga nagu tegelikult on see ikkagi väga suur asi. Alla aastaga 4 operatsiooni võõras riigis, võõra keelega. Nagu need ei ole mingisugused tšup-tšup väiksed opid, on ju. Et ma pean endale seda kreditit andma. Aga et mu pere on ka sellest teekonna samamoodi läbi teinud, et me oleme ju vähem kui aasta jooksul olnud lastest 2 kuud kokku eemal. Ja nad on ju väikesed. Nad on nii tublid, ma olen juhke ja ma igatsen neid. Ja ma ei jõua oodata, et koju jõuda ja neid kalistada ja öelda, et kõik, emme ei pea rohkem ilma nendeta nii kauaks kuskil ära minema. Okei, ühesõnaga, emotsioon on väga palju. Ma olen väga õnnelik. Ma arvan, et see on ja see on niisugune vabanemise tunne ka või et üks etapp saab läbi, see keeruline etapp. Anyway, käeketti vist sinule. Ma veel seda käe peale ei pane, aga mõtlesin selle jäägu see siis mäletama või mulle mälestuseks kõigest sellest, mis siin Madridis tehtud sai. Vot, nüüd on kõik. Tulin veel üksinda väikesele jalutuskäigule. Me oleme seekord väga nagu aktiivses piirkonnas ehk siis ühe põhitänava väga lähedal, kus on ka siis põhiline shoppingu teema kõik. Ühesõnaga ma tulin veel jalutama, et ma saaks oma emmele ja Andri emmele väiksed magnetid kingituseks siia lihtsalt, sest nemad on ka väga suur osa sellest kõigest olnud, nii et väike kingitus, sest mis sa ikka oskad viia ja aga lihtsalt ma natuke tahan neile viia midagi, nii et magnetid ütis. Olemas. See on mingi väga kõrge hoone, pole aimugi, kas see on lihtsalt tõesti korterielamu, aga it's big. Ma käisin duši all, kui hea. Ma neid markeri jälgi, sest teise käe peal on rohkem näha neid markeri jälgi. Ma veel maha ei saa nühkida, aga kui hea ülekere. Me panime mu selle kompressiooni ülemise otsa siia pesumasinasse ja kuivatisse. Loodame, et see teeb seda kiiresti ja ma saan selle siis varsti tagasi panna, aga siis on nagu ülimõnus. Mina olen puhas. See pluus on puhas, aga nii mõnus. Ja ma sain isegi peapesuga täitsa ise hakkama. Nüüd ma lähen küll istun ja puhkan, aga muidu enesetunne väga hea. Homme saab koju. Ma lihtsalt nii elan selle nimel, et homme saab koju, mis siis, et me jõuame homme peale südaööd alles. Aga homne päev tuleb üle elada ja siis saab koju. Yes. Meil on asjad koos pakitud. Me läheme kõigepealt haiglasse, et mul võetakse niidid välja. Ja siis me elame sealt otse lennujaama. Meil ei ole mõtet kuskile mujale vahepeal minna. Meil on seal küll passimist, aga vähemalt siht on silmi ees. Kodu paistab. Aitäh, Madrid! Sa olid minuga lahke ja hea. Ma can't wait, et koju jõuda. Läksime. Jander on ka valmis. Just chill. Jander is just chill. Kohver oli tulles võimeliselt pool tühi, nii et kõik meie ostud mahtusid sinna sisse. Korter oli ka tegelikult nunnu, saime hakkama. Nii et kuskil on see peegel. Peace, we go. Ma ei jaksa seda, mul on nii mitu kihti pükse. Mul vähem sinikuid on.
meie kohveri jõudis ka meiega. Sa võtad, jah? Ei, seda teeb ka rauringi. On meie ju. Veits märjaks on saanud. Yes! Tere tulemast koju! Mul läks selle vlogi kokku monteerimiseks oodatust palju kauem aega. Opist on nüüd möödas juba üle 3 nädala. Ma taastun väga hästi. Ma olen just kohe lümfiteraapiasse minemas. Ma tunnen, et viimastel päevadel ma olen rohkem paistes, aga tõenäoliselt on see sellest, et ma ei ole piisavalt vett joonud ja ma ei ole väga palju võib-olla liikunud. No liikunud olen, aga vesi on põhiline. Igatahes ma tahtsin siia lõppu ka korraliku kokkuvõtte ja tänusõnad võib-olla panna. Opiteekond Madridis on läbi. Aitäh, kes te mulle kaasa elanud olete. See teeb mind ikka emotsionaalseks ja mul on ikka nii sürm mõelda, et see kõik minuga juhtus ja et ma saingi kõik need opid tehtud. Nüüd ootab mind ees taastumisprotsess, sest keha, ma näen, vajab kindlasti väga palju aega veel taastumiseks ja kõik need tulemuste nägemine ja nii edasi, aga ma olen nii õnnelik, ma olen nii tänulik ja lihtsalt life changing nagu 100% elu muutev teekond. Nii et aitäh, et sa oled mulle kaasa elanud, et kõik, kes te olete mulle kirjutanud, igatpidi toetanud, aitäh. See tähendab mulle väga palju ja ma loodan, et te jätkuvalt olete koos minuga. Vaatame, kuidas see elu siis peale oppe välja nägema hakkab. Ma enda peas loodan, et see näeb välja trennirohke, muutusterohke ja selline uus algus mulle ja minu kehale. Nii et 100. korda aitäh, et sa vaatasid seda vlogi, see tuli tõesti pikk, aga loodetavasti põhjalik ja tore ja põnev vaatamine. Kui sulle see video meeldis, pane kindlasti like, kui sul on aega, jäta ka kommentaar. Kui sa oled kõiki minu oppe jälginud, võib-olla see on mõni küsimus tekkinud või sa lihtsalt soovid midagi öelda, mis sulle tundus kõige põnevam, kõige keerulisem, mida iganes. Ma hea meelega loen neid kommentaare. Pane kindlasti subscribe ka, sest mul on plaan ikkagi edasi vlogida ja kohtume järgmises videos. Aitäh teile veel kord. Tšau!